Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 29. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Ja tänaseks külaliseks palusin naisterahva, keda ma ei pidanudki väga kaugelt otsima siit samast hoobist. Palusin tal tulla siia. Tere tulemast, Emily Visnapuu. Tere! Ja Emiliga me hakkame rääkima sellest, et juba järgmisel nädalal 9. märtsil avaneb siin hoobi kohvik. Enne veel, kui me jõuame selleni, siis kuidas sina hoobi sattusid? Ma ütleks, et ma tegelikult sattusin hoobi eelmine aasta, võib-olla isegi üle-eelmine, seoses õpilasesindusega gümnaasiumis, et me tegime koostööpäevi siin, aga niimoodi regulaarseks külastajaks ma sattusin siia sellel sügisel. Käisime kursakaaslastega siis grupitöid tegemas siin ja siis tegime ühe kohvitöötoa detsembrikuus. Mis see kohvitöötuba oli? Mis see kujutas endast? Me töötasime välja sellised ebatavalised, ma ütleks, kohvi ja tegelikult üleüldse soojad joogid talveperioodiks. Et selliseid jooke ei leidunud kuskilt, aga samas me mõtlesime ka praktilises mõttes, et kuidas neid kodus saaks hästi teha, et ei peaks oma pead vaevama sellega, et kust mida saaks, et hästi käepäraste vahenditega. Kus kohast ise inspiratsiooni saite? Ma arvan, et endistest töökohtadest, et mina olen töötanud restoranis baaridaamina ja mulle väga meeldib kohvi tegemine ja teine asi on see, et me oleme kõik väga suured kohvijoojad ja teejoojad, et see oli võib-olla see esimene sisend, mis meile seda huvi tekitas selle töötoa loomise vastu. No kui öeldakse kohvijook või muu selline suejook, siis ma mõtlen, kohvil on ju see latted ja ma ise kohvi ei joo, siis ma nagu panen puusad, mida ma tean, latted ja siis need cappuccinod, et mis seal siis veel välja mõelda on? No meil olid pigem sellised temaatilised, et meil oli ingveriga kakao ja jõuluvürtsidega kohvijoogid vahukorjaga. Siis olid mingisugused tsitruselised teed koos kaneelide ja muude vürtsidega. Need olid sellised vürtsised, ütleme nii. Kas siis oli juba teada ka, et sa hakkad ühelt maalt tegema hoobikohvikut? Ei, ma ütleks, et tollel hetkel ma isegi ei mõelnud selle peale. Kuidas see siis niimoodi juhtus? Tegelikult ma ütleks, et mul mõte selle kohviku osas hakkas jooksma sügisel, siis kui hoobitöötajad, äkki see oli Angela, ütlesid, et meil on siin nii-öelda kööginurk, et sellel ei ole tegevust ja sellega võiks midagi ette võtta, et kui teil on mõtteid, siis need on teretulnud. Ja siis ma lubasin, et ma mõtlen selle peale, aga mul ununes see kuidagi ajapikku ära. Ja siis üks hetk, ma ütleks, et see oli äkki detsembrikuu algus. Mul on hästi sellised, ei oska isegi öelda, sellised huvitavad viisid, kuidas mul mingisugused ideed sünnivad. Et ma nägin unes visuaali sellest, et ma olen seal kohvikus, kuidas see toimib, kogu see atmosfäär. Ja kui ma hommikul üles ärkasin, siis mul oli põhimõtteliselt plaan valmis. Ja siis ma hästi pikalt kogusin ennast. Ja siis ma lihtsalt läksin Eeriku juurde, ütlesin, et mis sa arvad, teeme ära. Ma ütleks, et teadlikult see kohviku idee sündis siis unenäost. No ma olen aru saanud, et sealt unenäost või mitte konkreetselt sellest, aga mõnest teisest unenäost on ka väga põnevad maitsed tulnud, aga selle juurde me jõuame. Et mida tähendab kohviku ettevalmistamisprotsess? Minul pole õrna aimugi, mida kõik selle jaoks tegema peab. Et sina just teed seda kõike läbi. Mis see tähendab, kui sa kusagil hakkad kohvikut looma? Mis on see töö, mida sa selle nimel teed? No kõige esimene asi, mida mina ette võtsin, võib-olla see ei ole üldse õiges järjekorras, aga ma õpin seda praegult. Aga mina tegin projektiplaani, ehk siis ma kirjutasin dokumendi, kuhu ma märkisin ära, mis on siis selle kohviku eesmärk, mis see kohvik võiks endast kujutada, mis tooted seal võiksid olla, mida mul vaja on. Ehk siis ma kirjutasin tegelikult lahti täpselt selle, mille ma lõpuks pean looma.
ma ütleks, et see on selline peamine asi. Järgmine sellest on see, et tuleb varuda kuhjaga kannatust. Et see on selline, ma ise olen hästi kärsitu inimene, et ma tahaks, et kõik saaks kiiresti tehtud ja vahet pole kuidas, aga peab tehtud saama. Et kannatus ja tegelikult kõige olulisem on kontrollida ära kõik lepingud, load. Kui neid ei ole, siis tuleb need vormistada. Aga selle koha pealt oli mul suureks abiks Eerik, kes selle suure vaeva enda peale võttis. Aga samas ma ütlen, et see ei ole kerge. Et mingid asjad, menüü koostamised, see on ka väga keeruline. Et kuidagi sobitada kõike, et kõigile sobiks, et väga keeruline on selliseid asju leida, mis sobiksid rohkematele. Ja kuidagi kogu see kontseptsioon luua niimoodi, et see mitte ainult teoreetiliselt ja peas võib-olla mingisuguse pildina hea välja ei näeks, vaid et see näeks hea välja ka päris elus. Missugused dokumendid ja lepingud peavad üldse siis korras olema selleks, et teha kohvikut? Tegelikult on, issand, see on nii keeruline küsimus. Toitlustusluba peab olema ja tegelikult peab olema ka mingisugune asutus või ettevõtte äriregistris loodud ja tuleb ka kontrollida ka kõik need tuleohutused ja toidukäitluse ja siis tuleb ka tervisetõendid teha ja tagada, et need oleks ka järgnevatel töötajatel tehtud. Sellised nagu lepingud, mis on igas ettevõttes, et mis on selle ettevõtte eesmärk ja millele me tugineme. Ilmselt, kui hakata mingisugust toitlustusteemat pakkuma, siis esimene see emotsioon ja tunne on, ma lihtsalt tahaksin midagi head pakkuda, lihtsalt nagu tuleb seest, on ju. Ja siis, kui sa näed seda hunnikute viisi jada, mis tuleb selleks enne ära teha, on ju, siis on selline tunne, pidin ma pihta hakkama. Eks see tegelikult oli küll nii, ma olen võib-olla oma loomult selline inimene, et minu jaoks on hästi oluline, et kõik oleks ideaalselt paigas, et kõik raamatud oleksid võrdsete vahedega riiulis ja et kõik pliiatsid oleksid ilusti joones. Ma alguses olen nagu selles idees hästi sees, täpselt selle kohvikuga oli ka niimoodi, et see on üliäge, et teeme ära ja siis mul oli nii palju mõtteid ja nii palju inspiratsiooni. Aga reaalsus olid lõpuks nagu Exceli tabelid ja mingisugused paberite ettevalmistamised. Et see kuidagi koormas, aga see on seda väärt. Ja nüüd praegult, kui me oleme nii-öelda selles lõppfaasis, siis minu särkas ellu see tohutu ülemõtleja ja endas kahtleja, et kas see on ikka see, mida ma tahtsin. Aga see läheb üle. See on täiesti kohutav see eneses kahtlemine. Et mustmiljon inimest võib sulle öelda, et sa teed tublit asja, sa oled nii äge, et sa teed seda. Ja kui tuleb endas see hetk, issand jumaks, ma teen üldse õiget asja, on ju. Siis pole mingit kasu, et kõik teised ütlevad, et kuule, et pane edasi, pro, on ju. Aga sul ettevõtluse õppe on ju ka see, mida sa õpid kolledžis, eks ju, projektitamine. Kui palju see aitab kaasa nagu kindlust luua, et luua siis selline kohvik siin? Kuna see periood, millal ma hakkasin selle kohviku loomisega tegelema, sattus nii-öelda vaheajale, siis tol hetkel see väga ei toetanud, et mul olid mingisugused baasteadmised sellest, mis asi on ettevõte, mis asi on projekti loomine, aga see ei olnud päris see tugev põhi, mida ma tol hetkel võib-olla rohkem vajasin. Aga hetkel, kuna vaheaeg on läbi ja kõik need kõige olulisemad, ütleme nii, et õppeained tulid nüüd siis sellel kevadsemestril, siis ma ütlen, et see tegelikult toetab, sest hetkel me tegeleme ka ühes õppeaines projektiplaani loomisega, ehk siis ma nüüd tagantjärgi näen, mida ma oleks võinud teisiti teha, mida ma oleks võinud võib-olla paremini teha, aga üldpildis ma ütleks, et pigem see kohviku loomine toetab seda õpet kui vastupidi. Jah, et ikkagi praktika on ees, siis teooriat on juba lihtsam aru saada. See mõte, et hakata kohvikut looma, see peab olema ka teatava enesekindluse baasilt, et isegi siis, kui see mingi hetk on nagu kahtlemist, on ju, peab olema see suurem siht, see julgus nagu olemas.
et kuidas sina oled ennast suutnud motiveerida, et jaa, see on õige asi, mida ma teen, isegi siis, kui vahepeal tulevad need võõbalused sisse? Ma enesemotivatsiooniga võib-olla nii palju ei tegelenud. Minu puhul on pigem see, et kui ma juba midagi teen, siis seda on näha, kui mulle see meeldib. Et ma ise lõpuni võib-olla ei saagi aru, et mida ma teen. Et ma võin öelda ka, et ma teen kõike, et ma saan hakkama. Aga tegelikult mul on kogu aeg see sisemine kahtlus, et kas see ikka on see, kas ma ikka teen õiget asja, kas ma teen seda õigesti. Et ma ütleks, et pigem mind motiveeris tagasiside, võib-olla hubitiimi poolt, pere poolt, tuttavate kursakaaslaste poolt, kes on praegusel hetkel kursis, millega ma siis tegelikult tegelen. Et enesemotivatsioon on selline teema, et see on väga keeruline. Ma pigem hakkan üle mõtlema ja pigem kahtlen rohkem. Ja ma võin viriseda vahepeal, et ma ei saa hakkama, ma ei suuda, ma ei jaksa. Aga ma olen oma loomult selline, et vaatamata sellele, et ma virisen ja ma ütlen, et ma ei saa hakkama, siis ma ikkagi teen ja ma ei jäta mitte ühtegi asja pooleli. Et motivatsioonilause on see, et ma tegelikult kasutan seda väga palju, et ma ei tea, kuidas, aga ma saan selle tehtud ja tegelikult ma lõpuks saangi tehtud selle. Et ma ei tea, kuidas see töötab, aga iga kord on see töötanud. Ma ei tea, kuidas, aga ma tean, et see saab tehtud. Jah. Väga hea lause, selle ma võtan kaasa, aitan sulle. Kui lihtne oli kodustele või kursakaaslastele öelda, et kuulge, ma hakkan siin nüüd ettevõtlusega tegelema. Kodustele oli võib-olla isegi lihtsam. Et ma lihtsalt üks päev tulin ja ütlesin, et teate, ma tegin nüüd sellise plaani. Ja siis ema on mul ka selline ettevõtlik ja tahab kogu aeg midagi pusida ja siis kohe nagu toetasid, et ma ei kuulnud mitte ühtegi nagu vastuväidet. Et võib-olla pigem alguses oli see, et vaatame, kuhu see jõuab. Et me hetkel ei ütle mitte midagi, aga nad toetavad palju. Et kui mina tulin ja ütlesin, et mul on selline mõte, aita mind, siis ema oli ka kohe 2 käega poolt ja andis mulle ideid ja mõtteid, mis on tegelikult kasutatud siin kohviku loomisel. Kursakaaslaste ja sõpradega, sellega oli võib-olla pigem keeruline. Ma ütleks, et tegelikult enamus neist, kes praegult teadlikud on, said teada alles nädal tagasi. Et nüüd 2 nädala pärast. Või siis on kuulnud sellist nagu mu mõtet, mida ma olen õhku paisanud, et tegelikult võiks ju teha. Aga kuna see oli selline algfaasis, siis ega keegi seda tõsiselt ei võtnud. Aga praegult enamus, kes on teadlikud just kursakaaslaste ja sõprade seast, nad toetavad seda. Ma tunnen seda, et nad on nagu uhked mulle, aga see on selline positiivne tagasiside, mida ma saanud olen. Et jah, ühtegi sellist negatiivset mõtet ma vist polegi kuulnud. Aga samas see idee on ju nii äge, et miks peakski. Aga rääkides nüüd menüüst, et mina sain siin üks päev ka katsetada neid erinevaid maitseid, eks ju. Kuidas see menüü siis sünnib, et nagu sa isegi välja tõid, on väga keeruline leida ju sellist nagu, mis kõigile kohe nagu on sobilik, eks ju. Ja. Et kuidas see menüü sündis? Kõige alguses, enne kui ma üldse projektiplaani looma hakkasin, küsisin ma sisendit Eerikult ja ma küsisin talt, et mis kontseptsiooni menüü osas ta siis nagu ootab. Ja asi, mis mulle kõrvu jäi, oli see, et tahaks tervislikku. Promome noortele tervislikku eluviisi ja tervislikku toitumist. Et kuna ma ise olen ka täielikult selle poolt ja mulle meeldib selliseid pigem tervislikke asju proovida ja katsetada, siis see oli selle menüü alus. Aga ma ütlen, et ma olen seda menüüd võib-olla 3 kuu jooksul muutnud 16 korda. Wow. Et ma kirjutasin valmis, ma mõtlesin, et ei, see paika see. Ja siis ma hakkasin muutma ja lõpuks ma jõudsin siis nende vahvliteni. Et see oli see, mis lõi silma särama. Otsisin inspiratsiooni Pärnu kohvikutest, Pärnu restoranidest, muudest toitlustuskohtadest. Ja mulle jäi silma, et tegelikult Pärnu noored ei saa mitte kuskilt vahvlit, aga kõigile meeldivad vahvlid. Ja mitte ainult noortele. Ja mitte ainult noortele just, et sellega võib-olla oligi see, et kui ma lähen ise kuskile teise Eesti linna, siis ma tean, kus saab Tartus mega häid vahvleid, ma tean, kus saab Tallinnas, aga Pärnus. Võib-olla jah, see vorstid ja vahvlid, Voova, seal saab magusaid vahvleid, aga seal ongi ainult üks kindel
vahvel, mida saab. Et ei ole sellist valikut, et mille vahel valida, et tahaks kuidagi midagi muud vahepeal, et ei taha kogu aeg vahvleid jäätisega. Ja too hetk ma mõtlesin, et see on mega hea mõte. Ja siis ma natuke arutasin emaga seda teemat ja siis ema andis mulle ka sisendit nende vahvlite koha pealt. Ja ma ütleks, et hetkel ma olen väga rahul selle mõttega. Aga seal tekkis kohe minul endal seos sellega, et hästi palju on toidutalumatusi, et laktoositalumatus ja gluteenitalumatus ja veganlus ja taimetoitlus, et kuidagi seda võiks ju ka kuidagi integreerida sinna, et paljud noored ei söögi võib-olla mitte taimset toitu, et kuidas siis teha seda nii, et kõigile sobiks. Ja too hetk ma mõtlesin, et see on ülilihtne, et teeme vegan vahvlid ja teeme tavalised vahvlid ja siis loome sellest midagi ägedat. Aga ma ütleks, et väga suur katsumus oli luua selline vegan vahvlite taigna retsept, et sellest päriselt tuleks ka vahvel hiljem. Aga me saime tehtud selle. Ma pidingi küsima, et mis asi on vegan vahvlite retsept, aga ma arvan, et see vist on nagu töösaladus. See selles suhtes, ma ei ütleks, et see suur saladus on, ma arvan, et tegelikult selle laadseid leiab igalt poolt. Aga ma ütleks, et vegan vahvlite suur saladus on see, kuidas ära asendada vahvli taignas muna. Et see on võib-olla see kõige keerulisem osa, mida panna sinna sellist, et see tekitaks selle efekti, nagu seal oleks muna, aga tegelikult seal ei ole. Ma võib-olla ei avalikustaks seda praegult, et mis see siis seal selline on, aga see toimib ja see on kõige tähtsam. No too päev, kui mina proovisin, siis ta oli vist tavaline. Sina proovisid tavalist, jah? Sa küsisid küll, et kumba ma soovin, aga suures plaanis ma tarbin muna ka, et siis nagu see oli jumalast hea. Ja ausalt öeldes ma imestan, et see kogus, mis ma sõin, ta oli salat ja kõik nagu jutud, eks nagu soolane. See oli, just kui vaatad peale, teda just kui ei ole palju, aga kui ära sööd, siis ta on nagu mega toitav. Et mis sul seal kõik peal olid? Miks ta nii toitav oli? No see, mida sõid sina, oli jah tavaline vahvel ja seal oli vegan toorjuust. Jah, too päev ma panin sulle vegan toorjuustu, salatit, avokaadot, tomatid olid ka ja minu arust oli mozzarella ka. Ja mingid seemned olid ka vist? Need olid linaseemned. Yeah. See nägi linaseemnetega kogu kompositsioon lihtsalt näeb nii hea välja ja tegelikult need on mega tervislikud. Ma ei oska isegi välja tuua, miks see nii toitav oli. Ma ütleks, et me lihtsalt petame silma ära. et tundub, et ta on väike kogus, aga tegelikult on see päris suur. Yeah. Aga iseenesest, kas see nüüd, mida mina proovida sain, kas see on nüüd siis menüüs olemas? See on menüüs olemas, jah. Mis siis menüüs veel olemas on? Vegan vahvlid. Vegan vahvlid, siis on chorizo vahvel. Chorizo vahvlis ongi tavaline vahvel, aga sinna on tükeldatud ja selle taignaga siis koos ära küpsetatud chorizo vorsti nimetusel. Et see on Itaalia vorst ja see annab sellise, ma ütleks, et see annab sellise juustuse ja sellise nii-öelda suitsutatud maitse sellele juurde. Kus sa selle mõtte peale tulid? Ma lihtsalt katsetasin. Et tegelikult, kui ma varasemalt töötasin ühes restoranis, siis meil olid värskelt tehtud iga hommik erinevad küpsetised ja saiakesed. Ja kuna mina ei saanud neid saiakesi süüa, siis ma käisin vahepeal, noppisin töökaaslastelt sealt chorizo tükke välja. Kas nad ikka ise ka teavad, et nüüd rääksid, et käisin mingi saladuse välja? Ma arvan, et nad teavad. Ja siis mulle nii väga meeldis see, et see on selline natuke vürtsikas, natuke selline suitsune ja siis ma mõtlesin, et aga katsetaks, et kuidas see siis nagu vahvli sees välja näeks, et vahvleid ma ju ometi saan süüa, kui need on nii-öelda need vegan vahvli versioonis. Ja see oli nii hea, et mõtlesin, et see on see asi, mida peab sisse tooma. Aga see chorizo vorst, see on ikkagi nagu lihaline, eks ju? See on ikka lihaline. Et sa paned nagu selle taina sisse ja siis paned nagu vahvlimasina vahele? Jah. Okei, väga äge.
ma mõtlen, selle idee peale ikka annab tulla, nagu heas mõttes. See oli jah, selline, ma ütleks, et see oli väga spontaanne. Pigem oli see, et jälle see tuleb kõik unenägudest, ma ei oska seda niimoodi, et mul just sellel perioodil, kui ma seda projektiplaani kirjutasin ja kui ma neid menüüsi koostasin, siis mul olid väga huvitavad unenäod. Kogu aeg olid midagi toidust ja midagi kuskil ja siis vahepeal mul oli niimoodi, et ma nägin midagi unes, ma sundisin ennast üles ärkama, ma võtsin telefoni kätte ja ma kirjutasin telefoni notesidesse üles mingid ägedad ideed, mis ma unes nägin. Ja siis ma hommikul lugesin üle ja mõtlesin, et issand jumal, et kõike küll ei kasuta, aga mingid asjad on tõepoolest unenägudes sisse tulnud. 3 erinevast valikust juba rääkisid, eks? Ja need on need soolased valikud. Hetkel kevadel võib-olla tuleb juurde neid. Aga magusatest on meil banaanišokolaadivahvel, marjavahvel ja troopiline vahvel. Ja neid saab nii vegan variandis kui ka klassikalisi. Kas see tähendab, et need asjad on seal peal või ka paned kuidagi need aine sisse? Noh, see on selline kohvikutöötaja oma looming. Et algselt on katsetatud ja fikseeritud ära niimoodi, et on tavaline vahvel või siis vegan vahvel ja seal peal on toorjuustu kreem. Banaanišokolaadivahvlis ei ole toorjuustu, et seal ongi see valik, et kas see banaan on läbi küpsetatud vahvlis või siis see on seal peal. Troopiline on ka selline omalooming, et kes tahab sellist tükilisemat, siis seal on tükeldatud troopilised viljad, aga see jällegi sõltub päevast, et need ikkagi muutuvad meil. Või siis on troopiliste viljade püree sinna peale valatud või siis alla. Ja kindlasti on see toorjuustu kreem ka. Ja marjavahvlid on toorjuustu kreemi ja marjadega. Et värsked marjad on selline asi, mida tahaks aastaringselt. No kui sul on juba see avamise päev nii-öelda juba kohe tulemas nii-öelda ikka väga ruttu, nädalake, kui siin esmaspäeval on saade kuulda oleks ju, et siis kuidas praegu need mõtted, tunded on, et on ikka see, et jess või see, issand. Ma ütleks, et see nädal, mis praegult on, teades, et nädala pärast on avamine, ma ütleks, et emotsionaalselt väga keeruline. Nüüd jõuab kohale, kui palju on veel teha ja kui vähe on aega. Et me just eile paigutasime kuidagi ümber selle kohvikuala ja täna just pärast saadet jooksen koristama seda kohvinurka, et tahaks just seda kööginurka teha omanäoliseks. Samal ajal tegelikult tuleb nii palju asju juurde otsida ja juurde osta, et täna just rääkisin koostööpartneritega, kes tahavad meiega koostööd teha üliägedate pakkumistega. Tuleb kuidagi telefoni otsas kogu aeg olla, kogu aeg arvutis ja samal ajal teha ka nagu füüsiliselt asju korda ja ette valmistada ja mingid plaanid luua ja siis avamise menüü luua ja kuidagi kiire ajapuudus ja mega stressirohke, aga mega põnev. Tegelikult on väga huvitav ja põnev. Ja selle kõige juures on sul, nagu me ütlesime, kool, kus sa õpid ja lisaks veel ka volikogu. Jah. Mis on sinu roll linna noortevolikogus? Pärnu noortevolikogus olen mina ürituskorralduse komisjoni esinaine. Ma ütleks, et me tegeleme just selle komisjoniga, noorteürituste loomise ja korraldamisega, aitame ka teisi, et tegelikult on meil plaanis Pärnu huubi ka aidata ürituste korralduses või kuidagi toetada neid selles osas. Aga meie suurejooneline plaan, ma ütleks, et ürituskorralduskomisjoni juhatusel on suurejooneline plaan teha ka ülelinnaline mingisugune sündmus, aga see on siuke algjärgus praegult. Kas sa ise kandideerisid selleks esinaiseks või öelda, et Emily, sina nüüd oled see, kes kõigest vastutab meile? Ei, meil olid ikkagi demokraatlikud valimised ja ma kandideerisin ja pidasin väikse sellise spontaanse kõne. Ja siis meil oli hääletus ja hääletuse tulemusel siis sai minust esinaine. Mida annab volikogu töö kaasa sulle? Et mida see sulle nagu annab, mis ta võimaldab, et miks see hea on? Kuna see on tegelikult selline hästi värske ja me alles harjume üksteisega ja harjume selle mõttega, et me oleme nüüd noortevolikogu ja
ja üritame luua enda jaoks tähenduse, et mis see meie jaoks on. Et me kõik tulime oma ootustega sinna, aga ma ütleks, et see valmistab ette hästi pingelisteks ja ootamatuteks olukordadeks elus. Kunagi ei tea, mis homme juhtub ja kõigeks tuleb valmis olla. Ja see on hea viis panna ennast proovile erinevates valdkondades. Kui ruttu sul see otsus tuli, et võiks kandideerida volikokku? Ma ütleks, et ma mõtlesin selle peale tegelikult päris pikalt. Et sellest hetkest, kui see kandideerimine avati, ma ikka istusin ja ootasin, et kas ma ikka peaks. Ma kaalusin kõiki plusse ja miinuseid, et kuidas mul ajaga on, et tegelikult on ju nii palju teha. Ja too hetk ma isegi ei arvanud, et ma hakkan seda kohvikut siin looma. Et too hetk tundus, et jaa, et mul on vist on nagu aega selle jaoks. Aga ma ütleks, et mu otsustusvõimetus oli kõige keerulisem osa. Et ma tegelikult kandideerisin viimasel päeval ja ma ütleks, et viimastel tundidel, kui see kandideerimine oli avatud. Ja kui ma selle avalduse ära saatsin, siis ma ütlen, et ma hingasin nii-öelda kergendusega välja, et ma olen nüüd selle ära teinud. Aga ma ütlen, et see oli seda väärt, et ma ikkagi tulin siia ja nüüd olen. Kui paljusid noori, kes teil on 21, eks ju, koos vist, eks ju, kui paljusid sa juba eelnevalt tundsid või kui paljudega sul on see, nagu nüüd see tõesti teenedase õppimise protsess käsil? Ma ütleks, et eelnevalt ma teadsin 5-6 inimest. Aga see esimene kohtumine, mis meil oli linnavalitsuses sellel päeval, kui meid ära kinnitati, ma istusin seal tooli peal maha. Mu kõrval istus mu hea sõber Robert ja too hetk ma mõtlesin, et issand, nad on kõik nii pisikesed, et ma olen kõige vanem seal. Et mul oli kuidagi hästi keeruline, mõtlesin, et issand, mis ma nüüd siin teen. Aga samal ajal ma vaatasin ikka ringi ja ma üritasin iga ühele otsa vaadata ja kuidagi nii-öelda pilgu järgi seda energiat tajuda. Ja ma ütleks, et õhtu lõpuks ma teadsin juba palju rohkem inimesi ja sain palju uusi tuttavaid ja uusi võib-olla sõpru. Et ma ütleks, et noortevolikogus see sõprussuhete või tutvuste loomine on selline kergemapoolne. Keegi ei tõmba eemale väga. Ja teete kõik ühisel eesmärgil seal koos. Ja. Kui palju loob eeldusi noortevolikogu tööks ka eelnevalt õpilasomavalitsustes olemine, et kui palju see nagu annab selleks sisendit? Õpilasesindustes, õpilasomavalitsustes eelnevalt osalemine annab endale sellise sisendi, et kas sa ikkagi nagu tahad sellega jätkata, et kas sul on see kirg seista noorte hääle eest ja teha midagi noorte jaoks. Kuna ma ise varasemalt olin õpilasesinduses gümnaasiumis ja olin ka õpilasesinduse president, siis selles vahemikus hetkest, kui ma lõpetasin gümnaasiumi kuni noortevolikogu valimisteni, ma ausalt öeldes lubasin endale, et mitte kunagi oma elus ma rohkem sellega ei tegele. Et mulle väga meeldib noortega tegeleda ja ma ennast pean ka väga nooreks, kuigi noortevolikogu liikmed seda ei arva. Siis kuidagi enam ei kutsunud. Ma olin ära näinud kõik head ja halvad küljed. Ma loodan, et need olid kõik halvad küljed, mida ma nägin ja kuidagi nagu ei kutsunud rohkem, et ei taha ja kuidagi noored on ägedad, aga ma võin kuidagi teistmoodi neid toetada, et ma ei läinud isegi üliõpilasesindusse kolledžis, sellepärast, et ma tundsin, et ma olen oma taseme nii-öelda saavutanud selles, et ma ei oska sealt edasi liikuda kuhugi. Aga see hetk, kui see noortevolikogu avaldus niimoodi ette tuli ja siis mind mõtlema pani, siis mõtlesin, et aga see on midagi suuremat, et võiks ju proovida. Noortevolikogu on ikkagi hea samm, kuhu peale õpilasesindust siis liikuda või siis samal ajal sellega, et meil tegelikult on hästi palju liikmeid, kes on ka praegult õpilasesindustes oma koolides ja ma ütleks, et see on tegelikult üliäge. No üpris paljud noored tahavad ikkagi peale keskkooli kodulinnast ära minna.
et kas või korra ära käia ja mõni ütleb, et ma ei tule kunagi tagasi. See on täiesti loomulik noore reaktsioon. Mis on see, mis sind pani otsustama Pärnu linna ja Pärnu kolledži kasuks? Ma tegelikult saladuskattel ütlen, et ma ei otsustanud seda nii-öelda vabatahtlikult. Ma tegelikult ütlen, et gümnaasiumis võib-olla selline 10. klassis võib-olla isegi teadsin juba seda, et mitte kunagi ma ei jää siia Pärnusse. Tahtsin suurde linna, mulle meeldivad suurlinnad. Vanematega olen hästi palju reisimas käinud ja kõikidest väikestest linnadest ja suurtest linnadest ma alati valin Poola ja Varssavi. Mulle meeldib, et see on suur linn, et seal on nii palju võimalusi ja minu jaoks Eestis oli kõige olulisem see, et siit pisikesest kodusest Pärnu linnast ema-isa tiibadelt välja lennata ja kuskile oma pesalooma minna ja kuskile midagi ise saavutama minna. Ja ma tahtsin minna Tallinnasse õppima. Hästi palju valdkondi oli, mida ma tahtsin õppida ja Tartusse tahtsin. Ja kuidagi see Pärnu oli kogu aeg nagu tagaplaanil, et ei, et ma ikkagi tahan siit Pärnust välja, et ma olen ju kogu elu siin olnud, et tahan ka nii-öelda Eestit näha. Ja tegelikult ma kaalusin ka välismaad, Rootsit ja Poolat ja Hispaaniat. Aga ma ütleks, et kuskil on meie eest ära otsustatud. ja ju siis nii pidi minema, et ma pidin Pärnusse jääma. Ja tegelikult ma kandideerisin väga hilja kooli, septembrikuus. Ma sain alles septembri keskel, sain alles kooli sisse. Ja too hetk ma viimase hetkeni kuni esimese koolipäevani mõtlesin, et issand jumal, mida ma teen. Ma ju üldse ei taha. Ja see eriala tundus ka selline, et äkki see ei ole ikka see õige, sest arvestades, mida ma varem vaatasin eriala mõttes, tundus see selline, mida nii-öelda tulnukas vaata. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin ära ja ma ütleks, et 27. september, see oli pühapäev. Ma istusin kodus ja ma mõtlesin, et okei, mul on homme esimene koolipäev. Peaks vaatama, et kes seda eriala üldse õpivad. Ja siis ma tegin sellise põhjaliku taustakontrolli. Õpilaste kohta. Et mul veel ei olnud seda nimekirja, et kellega ma ühel kursusel olen, aga ma vaatasin Facebookis ringi ja siis ma natuke guugeldasin ja ma vaatasin neid pilte. Ja siis ma mõtlesin, issand jumal, kas ma päriselt on 40-aastaste meestega õppima? Ja siis ma mõtlesin, et sa issand, et see ei ole üldse see, mida ma tahan, et ma olen alles 19, et kuhu ma lähen. Ja siis just sellise hirmuga ma läksin siis 28. septembril kooli ja kui ma auditooriumi uksest sisse astusin, ma vaatasin, et hästi palju tuttavaid nägusi ja hästi palju noori ja ei olnud mitte ühtegi 40-aastast. Kus see arvamus siis tuli, et seal on 40-aastased? No ma ikkagi tegin selle taustakontrolli, ikkagi vaatasin neid pilte ja oskan niimoodi pildi järgi analüüsida, et kui vana see inimene umbes on. Nad ikka olid siuksed hobemega ja sellised elukogenud mehed. Aga õnneks see ei olnud see. Tegelikult mine sa tea, äkki 40-aastastega oleks olnud ka äge, aga ma ütleks, et praegult paremaid kursakaaslaseid kui need, kes mul praegult on. Ma poleks isegi soovida tahtnud. Kui sa nüüd vaatad tagasi sellele, et sa pidid Pärnusse jääma, kas nüüd on see pigem nagu hea tunne? Ma ütleks, et tegelikult on. Ma tunnen ennast siin nagu turvalises keskkonnas. Hästi palju tuttavaid on ja kõigilt saab tuge ja ma ei tunne sellist asja, et ma oleksin täiesti üksi jäänud, et kui septembrikuus veel oli selline, et kõik mu sõbrad sõitsid ära, mis ma teen, siis ma kuidagi sotsialiseerusin uuesti ja taastasin nii-öelda vanade tuttavatega suhted ja suhtlen nendega nüüd rohkem ja ma ütleks, et ma ei kahetse seda, et ma siia Pärnusse jäin, et ju siis nii pidi minema. Ja sa ei teeks kohvikut, kui sa poleks Pärnusse jäänud. Kui ma tulin sulle sellise palvega või küsimusega, et kuule, mis sa arvad, kas sa oled nõus nagu päev varem korraks nagu lahti tegema
sa ütlesid, et jaa, sa natuke mõtled selle peale, on ju. Ja see vastus tuli üpris kähku nagu jaa, on ju. Et kui suur see nii-öelda dilemma sul enda sees oli või see tuligi niimoodi kohe, miks mitte? Kuna me tegelikult ju arutasime seda siin mõned nädalad tagasi, siis ma tol hetkel sain aru, et see ju tegelikult on nagu selline üpriski kindel tegelikult nagu kuskil sees, kuskil kaugel, aga see kõlas nii kindlalt, et ma kuidagi tegelikult harjusin selle mõttega kohe ära, et ma niikuinii teen. Ja siis me vaikisime selle teema maha ja nii palju tööd oli ja siis üks hetk, ma ei mäleta, ma arutasin kellegagi, äkki see oli Huubi-tiimiga arutatud, äkki ma arutasin kellegagi tuttavatest ja siis ma arutasin Vessega. Vesse küsis, et kas Regina kavatseb midagi teha, et kas saavad päev varem. Ja siis ma ütlesin, et ma ei tea. Ja suhteliselt järgmine päev sa tulidki, et küsisid, et mis ma arvan sellest ja ma arvasin, et ma hakkan kahtlema. Aga mu sees ei olnudki ühtegi kahtlust. Ma olin tegelikult suhteliselt kohe valmis ütlema, et jaa, teeme ära. Et see on selline, ma ei tea, ma ütleks, et ma lähen suht iga ideega kaasa. Tulge öelge mulle, et teeme ja ma ei tea, kuidas, aga me teeme ära. Aga nüüd siis ametlik avamine on 9. märtsil, et kas see on kohe kõigile niimoodi avatud, et võivad kõik tulla või see esimene päev on kutsetega või et kuidas on ja mis kellast siis ja? Jaa, ametlik avamispidu on 9. märtsil kell 17.30. Alguses me mõtlesime, et teeme ainult kutsetega. Ja hetkel see kutsete süsteem toimibki niimoodi, et me saadame kutseid inimestele, kes on varasemalt kuulnud, et siin me juba varsti avame ja oma tuttavatele ja ka kolledžisse tudengitele. Aga tegelikult ma arvan, et juba nädala alguses, nüüd 2. märtsil ma loon Facebook eventi, kus ma panen tegelikult selle registreerimislingi või siis selle kutselingi, kus saab ennast ära registreerida kindlaks tulijaks. Aga samal ajal saab sinna eventi siis panna, et huvitatud või olen tulekul ja siis me saame arvestada ka kõigi teistega, et Huub ise on kinni sellel päeval, et me teeme ettevalmistusi ja et erinevaid üritusi, et kokku ei satuks, et võib-olla keegi tahab siia õppima tulla, et me ei segaks neid ja et nemad siis nii-öelda ei segaks meid, siis me otsustasime, et paneme ikkagi maja kinni, aga tegelikult on oodatud suhteliselt kõik, et kes soovib ja kes vähegi saab, et oodatud on kõik. Ja kuidas siis kohvik hakkab lahti olema? Mis päevadel, mis kellaaegadel? Hetkel, kuna kohviku eesotsas olen mina ja mul on kool, siis otsustasime, et esimest aega on kohvik lahti esmaspäevast neljapäevani kella 2 kella 8 õhtul ja siis sinna kevade lõppu ja suve poole, võib-olla maikuust juba alates. Eks me mõtleme ümber, võib-olla kohvik avatakse varem ja võib-olla on rohkem päevi nädalas lahti ja suvel kindlasti on, ma arvan, et iga päev. No väga äge on, mida oodata igatahes ja nimi ongi Huubi kohvik. Hetkel on Huub kohvik. Kes siis tahab, saab pilku peal hoidma võtta. Aga võtame sellega kokku. Aitäh sulle, Emili, jõudu tööle ja mina juba ootan, et saaks neid imemaitsvaid vahvleid veel süüa.